Tere, Martin! Tere! Mul on hea meel, et sa oled täna tulnud siia Huubi, et me saame sinuga teha seda podcasti või videocasti. Kas sa kiirelt tutvustaksid ennast, kes sa oled, mida sa teed praegu? Jah, nimi on Martin, perekonnanimi Palu. Olen siin 12-13 aastat ettevõtja olnud, erinevaid ettevõtteid Pärnus asutanud ja kaasasutanud ja praegu 2 põhiasja, millega ma tegelen. Üks on GameCAN, teeme videomänge ja teine on Clever Cities, et tahame Pärnusse uue linna osa ehitada. Äge, ma olen Clever Citiesest kuulnud ja GameCANist ma olen veel rohkem kuulnud. Aga sa ütlesid, sa oled 12-13 aastat Pärnus siin ettevõtteid asutanud ja juhtinud, osalenud. Aga kus sa pärit oled? Ahastest. Ahastest. See on siis Pärnumaalt? 24 kilomeetrit Lihula poole ja väike küla. Populatsioon siis oli vist 400, kui ma sündisin. Okei. No, ma proovisin siin seda võib-olla noortele tekitada sellist samastumist, et ma olen ka Pärnust, vaata. Aga noh, jah, Ahaste väiksest kohast, eks ju. Ja kui ma 7 olin, siis ma kolisin Pärnusse. Siis sa kolisid Pärnusse? Kõige pärnakas ja suur Pärnu patrioot. Aga sa mainisid juba, et sa oled ettevõtja viimased 12-13 aastat ja päris mitmel rindel, et kas sa tahaksid rääkida kiirelt oma lapsepõlvest ja varajastest mõjutustest, et mis suunasid sind ettevõtjaks üldse saama ja kuidas need mõjutused sinu mõttemaailma kujundasid? See on väga hea küsimus, sest ma pean natuke mõtlema, kuidas selle vastata, et olla kõige vastu aus, kes ma elus olnud on, et pikk lugu lühidalt, et üpris keeruline lapsepõlv oli. Et läksid vanemad lahku siis, kui ma 7 olin ja vend oli 3, siis kolisimegi Pärnusse ja aeg oli keeruline, 1997 ja ema siis töötas põhimõtteliselt 3 koha peal kogu aeg, et hommikul tihti peale 6:30 läks ja ma ei tea, õhtul mingi 10-11 jõudis tagasi, et ma väga palju pidin iseseisvalt hakkama saama, pluss siis veel venna eest hoolitsema, et lasteaeda viima, lasteaest tooma, süüa tegema, puid tooma, ahju kütma, et nagu see kuidagi iseseisev hakkama saamine tuli väga-väga-väga vara. Ja kuna ma tulin maalt ja sotsiaalsed oskused ei olnud väga head, siis kahjuks ma olin klassis see poiss, keda kiusati nagu päris korralikult kuni nagu füüsilise vägivallani välja ja siis ma pidingi kooli vahetama vist 5. klassist 6. sellel samal põhjusel ja uues koolis, kuna ma olin natuke enne seda breigiga alustanud, ei tekkinud seda, sest kui sa leiad mingi kire endale ja hakkad seda praktiseerima, siis enesekindlus kasvab ja tegelikult suhtlusoskus paraneb hästi palju tänu enesekindlusele. Sest sa ei mõtle kogu aeg sellele, et mida ma peaks ütlema, mida keegi must arvab, kuidas endast head muljet jätta, vaid sa lihtsalt räägid seda, mis sa mõtled, sest sa oled enesekindel. Ja siis hakkasingi tantsuga hästi tugevalt tegelema. Aasta käisin Lainemägi tantsukoolis, aga siis me oma grupiga hakkasime nagu pargis ja masinatehases ja igal pool suvalistes kohtades harjutama. 2006 sai Eurotripil käidud 2.1 kõlarite rolleri, aku ja CD-mängijaga, kus me igal pool kõikides riikides lihtsalt tänava peal tantsisime. Vahepeal sai hostelis olla, vahepeal magasime kuskil kiriku ees pingi peal, panime rätikutega kotid enda külge, et keegi saaks neid ära võtta. Et hästi palju väga varases eas sai niisugust iseseisvat asja tehtud ja kui 16 olin, siis ma lõpetasin põhikooli, et see on see haridus, mis mul on ja otsustasin, et kuna mul haridust ikka on vaja või nagu ütleme nii, et mul on haritust vaja, et siis ma lugesin veidi üle 30 raamatu läbi. Tom Massacre Liivakasti tarkus on siiamaani üks mu lemmikraamatuid just suhtlusoskuse juures ja hakkasin mingit tantsuüritusi korraldama ja sealt see nagu ettevõtlikkus pisik tuli, et ettevõtlik olla ei pea veel ettevõtja olema. Absoluutselt. Sa ütlesid, et sealt see ettevõtlikkus pisik tuli. Sa mõtled siis seda, et kui sa hakkasid sealt tegutsema nende tantsusündmuste ja selliste asjadega. Okei. Kohe selle jutu alguses sa rääkisid sellest, kuidas hästi noorest peast tuli sulle selline iseseisvus ellu, et kas sa tunned, et see võib ka olla nagu päris suur osa sellest, et sust on saanud ettevõtja või ettevõtlik inimene, et sa oled alati pidanud nagu omal 2 jala suutma mõelda ja tegutseda kohe, eks ju? Ja ma olen alati suur siuke kaupleja olnud ja kui sa oled ettevõte, siis sa kogu aeg müüd. Vahet ei ole kas toodet või teenust, kui ettevõte kasvab, sa müüd ideed
kui sa räägid investoritega näiteks, et hästi palju müüki ja mul väga meeldib üks lugu, mis mul on ema rääkinud, ma hägusalt mäletan, aga aastast me olime ka, ma läksin lasteaeda ise, tulin lasteaiast ise ja mingil päeval siis, kui vanemad olid veel tööl, ei olnud nagu linnast aastasse jõudnud, siis kalamüüjad sõitsid oma väikse kaubikuga aastast läbi ja kui ema koju jõudis, siis ta avastas, et kuna mulle väga kala maitses, et ma olin kausitäie kilu saanud 2-3 liitrise kurgipurgi vastu keldrist ja ma ei tea, ma olin äkki 4 või 5, et olin juba mingi siukse treidi teinud, et ma arvan, et mul on nagu väga noorest peast kuidagi, ma ei tea, DNA-s või kus iganes siuke nagu, mul meeldib kaubelda. Meeldib kaubelda. Jah. Et see on kombinatsioon igasugustest asjadest. Mulle koolis ei meeldinud, mis tähendab seda, et ma otsisin kooliväliselt asju, mis mulle meeldiksid. Videomängud on täielik minu nagu päästemaailm olnud. Videomängud on need, kuhu ma sain sukelduda nii, et miski muu ei loe. Nagu fully immersed selles kogemuses ja ma räägingi, et ma olen võib-olla 10 000 tunde videomänge mänginud ja ma siiamaani igaühe mängin mingi 2-3 tundi. See on nii oluline osa mu elust olnud, et ma sain kuhugi põgeneda ja võib-olla selle kombinatsiooniga tuli ka, et ma tahan teha asju, mille vastu mul kirge on. Nii et kui me räägime Forwardist, Black and Brownist, Hoobist, GameCanist, kõik sündisid sellest, et mul oli endal mingi väljakutse ja ma mõtlesin, kui hea, kui mul siuke asi oleks. Ja Black and Browni tuli ka nii, et ma õpetasin kokku mingi 4-5 tantsukoolis aastate jooksul ja kuna mul oli juba palju digioskuseid selleks ajaks, nagu videoproduktsioon, veebiarendus, logod, mis iganes, ma pakkusin kogu aeg nendele tantsukoolidele, aga ei hakanud külge, et võib-olla liiga võõras ja hirmutav ja teine asi oli see, et nii nagu me teinud oleme, nii toimib. Miks hakkad ratast leiutama? Ja siis me tegimegi sõpradega Black and Browni, sest me tahtsime oma asja, midagi teistsugust ja kõik ettevõtted on täpselt samamoodi tulnud. Väga äge. See on väga äge, et sa jõudsid juba Black and Brownini, sest ma tahtsingi juba järgmise küsimusega sinna poole nagu minna, et sa nüüd natuke rääkisid juba sellest, kuidas Black and Browni alguse sai, aga see 4-5 aastat sinna vahele, eks ju, et kas sa räägisid kirjalt sellest ka, et see 4-5 aastat oli siis peale põhikooli? Jah. Ja sa rääkisid, et sa õppisid, sul olid igasugused oskused juba nagu videograafia, veebiarendus, et oskad sa hästi kiirelt põgusalt ka lihtsalt nendest rääkida, et kuidas see juhtus, oligi, lugesid raamatut või mis see nagu, what happened? Lihtsalt, kui ma näen midagi, mis mulle meeldib, siis ma võtan kätte ja hakkan tegema. See on kuidagi nii olnud ja ma kunagi, miks ma tahtsin Photoshopi katsetada, see oli mu esimene siis tööriist digitaalselt. Ma ei tea, kui noor ma võisin olla, 14-15 äkki, sest ma nägin netis ühte pilti, mis oli photoshopitud, kus elevandil olid liblikatiivad ja see nägi nii realistlik välja lihtsalt. Ja ma vaatasin, et see on Photoshopis tehtud, ma hakkan Photoshopi õppima. Niimoodi see otsus tuli ja ma tegin järjest igast lahedaid asju ja meeldis. Sellesse motivatsioon tulebki, et mulle on meeldinud neid asju teha. Siis ma sain mingi kartulikaamera endale kunagi mingi 0,5 megapiksit või midagi, millest praegu, kui ma vanu klippe vaatan, siis ta on nagu 320p. Aga ikkagi Windows Movie Makeris hakkasin mingeid väikseid asju tegema ja jälle meeldis. Sealt jõudsin Premiere'ini, After Effects'ini, Illustratorini edasi, et see 4-5 aastat ma tegin hästi palju freelance'i ja ma olen igal pool erinevates kohtades töötanud ka, et ma olen Tallinnas Stroomi rannas hotdoge müünud, ma olen Stefanis töötanud, Hesburgeris, telemarketingi keskuses vanatädidele raamatuid müües, kuidas mingeid uusi asju kududa, et neid töökohti on hästi palju erinevaid olnud. Ma olen kunagi mustkunstiga tegelenud, käisin mingitel VIP sünnipäevadel sellega esinemas kaartitrikkidega, et raha teenida. Ei tulegi kõik meelde, tavaliselt tuleb vestluste käigus meelde, et ma olen seda ka teinud, et seda on tõesti palju olnud, et ma tahast hüppa millegisse sisse, kui ma lihtsalt klikin, et see asi huvitab mind. Toi. Väga äge, aga sa rääkisid just freelancemisest asjadest, et ma kujutan ette, et tänapäeval noortel nagu hästi paljudel on võib-olla see, et tõesti võib-olla nad teevadki midagi, neile meeldib teha, aga nad ei tea, kuidas seda nagu sõna levitada. Ja tõenäoliselt võib-olla paljud printsiibid, mis tollal sinu jaoks töötasid, tänapäeval võib-olla ei ole aktuaalsed, aga samas pigem on ikka. Pigem on, jah. Siis, kui ma veebiarendust tegin, ma kogusin tantsuka avamise jaoks raha, pigem mingi peegleid ostma ja
natuke värvi ja asju. Mis ma tegin, oli see, et ma võtsin krediidiinfost ja Äripäevast Pärnumaa ettevõtete listi, kellel on hea kasum ja käive, ja ma vaatasin nende kodulehed läbi, ja ma leidsin 5 tükki, mis näevad kõige halvemad välja. Ja ma võtsin selle aja, et ma tegin landing page'i template'i, üliilusa, ja siis ma helistasin neile. Tere, et ma saan aidata teil teie käivet tõsta, see ei lähe teile palju maksma. Ma saadaksin lihtsalt ühe emaili, kas te olete nõus, et te mulle 24 tunni jooksul vastate. See kõne ette teha on ülioluline, muidu keegi ei vasta sulle. Aga siis tekib nagu mingi isiklik side. Ja neil tekivad võib-olla mingid süümekad, et kui nad ei vasta. Siis ma saatsin emaili ja selle landing page'i ja väikse kirjelduse alla, et teil on käive siuke olnud, kasum siuke olnud, tegelikult veebiarendus nagu kasutajamugavusstandardite järgi teil arvatavasti bounce'ib mingi 80% kasutajatest 3 sekundi jooksul, aga sellise loogikaga, kui selle nii-öelda enne scrolli on see info ja need nupud olemas, ma usun, et teil võiks klientide arv tõusta järgmise aastaga umbes 30-40%. Kõik 5 läksid müüki. Lihtsalt leida kuidagi innoveerivaid lahendusi just selle müügi ja turunduse osas, et kui sa teed täpselt sama nagu kõik teevad, sa oledki konkurentsis kõigiga, et kes saab kliendi endale. Aga mis klientidele, kes erinevaid teenused kasutab, eriti ettevõtjatele, kõige olulisem on tee mu elu mugavaks. Kui teenusepakkuja teeb mu elu mugavaks, siis ma hindan seda hästi-hästi kõrgelt. Ja kui keegi juba enne, kui ta mulle öelnud, et ta on mulle nõus raha või midagi andma, kui ma tegin talle juba selle landing page'i ära ja andsin loogikaga kaasa, et miks tal seda vaja läheb, siis tal on no-brainer, et okei, siin on raha, mingi 6 aja pärast võiks valmis olla või okei, anna teada, kui valmis. Jah, ei, absoluutselt. Ja tegelikult see lahendus, millest sa rääkisid, eks ju, väga lihtne see, et sa annad mingit väärtust juba ette, eks ju, ja tegelikult väga loogiline ja hea viis, kuidas ennast müüa teenusepakkujana või freelancerina üldse. Martin, me rääkisime su haridusest sellest, et sul on ainult 9. klassi haridus. Et kuidas on see sinu haridustee mõjutanud sinu ettevõtja karjääri? Kas see on pigem on positiivne või on see sulle kahju toonud? Mis sa arvad? Või kuidas see su erenese arengule on mõjunud? Number 1 asi on see, et ma kunagi ei taha, eriti kui ma nagu noortega räägin, kellelegi öelda, et vaadake mind ja ärge minge keskkooli, on ju. Et see on nii äärmiselt individuaalne. Minul lihtsalt oli selleks ajaks juba nii tugev leekrinnus sellega seoses, mida ma teha tahan. Ja sellel hetkel mulle aitaski. Et ma nüüd, mu enese nii-öelda õpetamise oskus oli nii kõrge juba, et ma tundsin, et see, mis ma keskkoolis saan, see on nagu aeglane minu jaoks, sest ma teadsin, mis mind huvitab. Ja ma ei ütleks, et see on nagu väga negatiivne või positiivne see, aga võib-olla jah, üks asi ongi see, et võrreldes võib-olla teistega, kes ühel hetkel ettevõtjaks on hakanud või plaanivad hakata, ma sain niisuguse 3-6 aastat lisaaega, et asjadega tegeleda. Saada lihtsalt katsetada ja saada erinevaid kogemusi, mis hiljem annavad sulle juurde väärtust, eks ju. Absoluutselt. See on väga hea vastus ja ma saan sust täiesti aru, et see on siuke võib-olla isegi natuke tabu asi, millest rääkida. Aga ma arvan, et sinu kogemus ja nagu lugu on ka noortele oluline, et seal võib olla ka tänapäeval neid noori, kes on sinu olukorras, kes ei tea, mida teha ja kellele võib see nagu teadmine tulla. Jah, kui noor on oma kire tuvastanud ja tal on mingi rada silme ees, kuidas sellele järgi minna, siis võib-olla tõesti nagu sellest põhiharidusest piisab. Aga samas, kui ei ole leidnud, siis ma soovitan edasi käia ja ka kõrghariduse omandada, et kui sa omandad kõrghariduse mingis valdkonnas, mis sind päriselt huvitab, siis sa ei saa mitte ainult seda haridust, vaid sa saad ka tegelikult endale juba võrgustiku inimestest, kes on samast asjast huvitatud, mis on minu arust nagu kõrghariduse omandamise protsessis kõige olulisem asi. Need inimesed, kes on samas valdkonnas. Networking. Äge. Ma hüppan korra siis ja viimasel lähel, kuna me rääkisime juba networkingust, et kui oluline on suhete loomine, võrgustike arendamine sinu jaoks? Kas siis mängutööstuses või üldse
ka väljaspool mängutööstust, et isikliku jõa erialase arengu jaoks? Polegi vist sellist sõna olemas, et kirjeldada, kui tähtis see on. Kui kõik taandub alati inimsuheteni. Minu arust vahet ei ole, mida sa teed. Et see koosneb kahest osast, et üks on see, et keda sa tead, ja kuidas inimesed sind teavad. Et iga liigutusega, mis sa elus teed, iga sõnaga, mis sa suust välja ütled, iga otsusega sa ehitad oma isiklikku brändi. Et üks hea harjutus, mis ma tihtipeale workshopidel lasen teha inimestel, on ma palun neil silmad kinni panna ja 10 sekundi kaupa mõelda 5 erinevale inimesele, kellega nad oma elus kokku puutunud on. Ja need 10-sekundilised hetked rinnus tekib erinev tunne. Kui sa mõtled oma ema peale või sa mõtled oma kunagise pinginaabri peale või sa mõtled kellegi peale, kes sind reetnud on, see füüsiline tunne on erinev. Ja kui sina ehitad oma isiklikku brändi, siis sa tegelikult ehitad seda, millist tunnet sa teistes tekitad. Ja nüüd oletame, et keegi sinu network'is tahab uue laheda projektiga alustada. Ja mis ikka tehakse, oletame 2 inimest istuvad maha või käivad saunas või midagi, et hakkame nüüd seda tegema, et meil on veel inimesi vaja A, B ja C oskustega ja siis hakataksegi peas nagu oma network'i läbi mõtlema. Ja siis käib see protsess hästi kiiresti alateadvuses, nagu scrolliks filmi lõpus need creditseid läbi on ju. Järjest nimed käivad peast läbi ja kui kellegi juures tekib hea tunne, tin, nagu kasiinomasinaga, et okei, see on õige. Ja see on tänu sellele, kuidas sa ise oled oma isikliku brändi ehitanud. Et see on 2 asja, et üks muidugi ehita oma võrgustikku, aga tee seda hästi-hästi autentselt. Et ka kui sa kohtud kellegagi ja sul ei teki klikki, siis ei tasu nagu suruda seda suhet. On see loogiline? Ei, see on väga loogiline. Ma lihtsalt tahaksin siia võib-olla lisada seda, et ei pea selle pärast muretsema näiteks, kui sa oled minevikus teinud enda brändis mingeid vigu. Sellest see on, et see on selle pärast muretsemine teeb nagu asja keerulisemaks, kui see ei too midagi positiivset. Minevikku ei saa muuta et mul on samamoodi nagu oma juhtimisstiilis, et meil on 10 põhiväärtust Gamecanis ja üks nendest on, et mistakes and subpar outcomes are okay, we learn. Keyword is intent. Ehk siis, et kui keegi nii-öelda eesti keeles keerabki pekki midagi ja see tulemus, mis talt paluti, ei ole isegi seal lähedal, siis mida mina analüüsin on see, et nagu mis see tahe seal taga oli. Kas inimene andis endast parima, kasutas neid ressursse, mis talle võimaldatud oli või seal oli tõesti mingi laiskus või ükskõiksus mängus. Ja isegi kui see oli see viimane, siis ma ütlen, et okei, shit happens, mis sa teed nüüd? Et alati, kui sa tuled minu juurde halbade uudistega, tule ka plaaniga, et mis sa nüüd ette võtad sellega, sest ikka asju juhtub. See on väga hea tähelepanek ja see ka, mis sa ütlesid, et parimate kavatsustega või endast parima andmine, eks ju. Aga mis sa sellest arvad, et või sellisest nagu kontseptist, et mõni päev mu parim on, kui me toome hästi hea lihtsa füüsiline näite, et mõni päev mu parim on 100 kätekõverdust, mõni päev mu parim on 10 kätekõverdust lihtsalt seepärast, et mul on halb päev, eks ju. Et kas see peab paika, et võib ka olla nagu lihtsalt... Otse loomulikult seepärast, et sinu nii-öelda mentaalsed ja füüsilised võimekused konkreetsel päeval, need võivadki olla väga erinevad. Need võivad reaalselt sellest erinevad olla, et mis asendis sa magasid, kas sul oli täna su lemmikpadi või see oli pesus, mis sa hommikuks sõid, kuidas kohv su maole mõjus täna hommikul on ju, et olenevalt kui kiiresti see eelmise päeva toidu ära seedisid, et jälle see keyword is intent, küsimus on tahtes ja tahe on see, mis on sinu kontrolli all. Et sa võidki endale öelda, et okei, et mu võimekus täna midagi korda saata nagu selles konkreetses ülesandes, mis mult paluti. Ma tunnen, et ma ei ole sellel lainepikkusel täna. Nii et ma lähen räägin, et kuule, et mulle täna tegelikult tundub, et sobiks üldse metsa jalutama minna ja mingit mõtlemistööd, mingit loovat tööd teha. Ehk sinu tahe ei ole see, et ma tunnen, et see praegune ülesanne ei toimi, nii et ma võib-olla lähen koju magama,
vaid et ma ei ole sellel lainepikkusel, äkki on mõni teine, mis ma saan välja mõelda ja ikka väärtust luua. Väga äge, mulle väga meeldib see suhtumine. Aga me oleme nüüd läinud nagu väga siukseks sellistest teemadest rääkima, et ma tegelikult tahaksin tulla Black & Browni juurde tagasi, sest see oli esimene ettevõtmine või ettevõte siis sinu jaoks, eks ju. Sa rääkisid enne natukene põgusalt sellest, et olid eelnevalt õpetanud erinevates tantsukoolides, pakud neile enda teenuseid, aga ei võetud vedu ja siis otsustasid sõpradega koos enda asja rajada. Räägi sellest natuke lähemalt. Kuidas need inimesed sinuni jõudsid? Räägi sellest ettevõtte sünnist palun lähemalt, et ma kindlasti paljusid noori huvitab, et kuidas ettevõtlusega alustada ja võib-olla seda mõtet mõeldakse natuke vahepeal üle, kui Ja, algus oli meid oma lahe seltskond, Mihkel, Taimar, Armin, Kiks, Daniil, veel erinevaid inimesi ja see oli nii, et ma käisin 2011 augustis ühel noortevahetusel Portugalis. Käisime seal erinevatest riikidest, tuli vist 50 inimest kokku sinna Lisboni ja meie eesmärk oli see, et me tulime erinevatest hip-hop kultuuri nii-öelda osadest siis, nagu graffitist breakinguni välja ja meid viidi sinna, et näidata, et hip-hop ei ole see, et sul on nagu püksid siin maal, sa lõhud bussipeatuses klaase ja teed mingid narkootikume, vaid et tegelikult hip-hop kultuuris on hästi palju häid põhiväärtuseid nagu üksteise austamine, teiste aitamine, iseendaks jäämine ja nii edasi. Ja siis me tegime nii-öelda noorsootööd seal. Ja üks tüüp siis Pöristel, temaga koos istusime ühel õhtul seal koolimajas vist ööbisime. Selle ees õues ajasime juttu ja küsis mu käest, et what's your dream? Ma ütlesin, et my own dance studio. Ja ta vastus oli, I have 4 of them, let me help you. Ja siis me brainstormisime vist hommikuni välja, panime plaani paika ja augusti lõpus tulin tagasi ja 1. november avasime tantsukooli, olime ruumid leidnud, korda teinud, haridusministeeriumist loa saanud, et oleme erahuvikool, meie õppekava on kinnitatud ja ma polnud enne ettevõtlusega tegelenud, et paari kuuga me jõudsime sinna punkti. Alguses oli meil, minu arust esimesel aastal oli meil 40 õpilast. Ja ma ütleks, et esimesed 5 kuni 7 aastat oli majanduslikult keeruline. Tegin kogu aeg muid asju kõrvalt nagu freelance, et tantsukooli üüri ära maksta ja väga pikalt mitmed õpetajad, millele ma olen ebareaalselt tänulik, olid nõus tasuta töötama, et me selle asja käima saaksime. Ma ise vist ei ole kunagi endale Black & Brownist palka maksnud. Võib-olla vahepeal paar kuud oli natuke, aga jah, et polnud kunagi nagu raha teenimise eesmärgil. Ja oli raskeid aegu, 3 korda on olnud, kui oleme pidanud uksed kinni panema ja 1 kord oli siuke, et meil oli akumuleerunud 18 000 eurot miinust. Ja augusti alguses siis meie üürileandja ütles, et meil neid ruume enam septembris ei ole, kui me oma võlgasid ära ei maksa. Otse loomulikult ma tegin ja õppisin ja tegin hästi palju vigu hästi kiiresti ja olin lihtsalt sellises olukorras, et ei olnud nagu majanduslikult, finantsiliselt väga tark. Ja siis ma 1 kuuga tegin läbi Freelanceri ja Fiveri logosid, veebisaite, mingit plakatite kujundust, peamiselt USA-sse, $80 tunnis. Ja augusti lõpuks oli makstud kõik ja tuli ka järgmine õppeaasta Black & Brownil, et ei pannud uksi kinni. Ja sealt edasi hakkas nagu see enesekindlus kasvama, sest algus oli hästi palju stigmat ka Pärnu linna peal, isegi nagu Pärnu Postimehes oli mingi artikkel, et nüüd tuleb palju vandaale juurde või midagi. Ja oleme suutnud jah, nagu seda avalikku arusaama muuta sellest hip-hop ja tänavakultuurist ja tänaseks ma olen äärmiselt õnnelik sellega, kus Black & Browni on ja ma olen põhimõtteliselt oma eesmärgi täitnud sellega, et
mind tants aitas väga, väga halvast kohast välja, kui ma noor olin. See aitas mul iseennast leida, andis enesekindlust. Siis kui ma tantsin, siis ka mitte midagi muud ei ole olemas. On ainult mina ja see põrand, muusika, tants. See on nii hea, nii vabastav tunne. Ja me tahtsimegi teha sellise tantsukooli, kus sa lihtsalt ei tule kellaajast kellaajani kava õppima, vaid et oleks kommuun. Meil on hästi palju üritusi noortele. Meil on eraldi lounge, kus nad võivad õppida enne trenni, et nad ei pea kuskil linna peal hängima. Ja olen nüüd tänaseks väga palju tagasisidet saanud taolist, et kuule, et mul laps, kes oli 11-aastane, oli üli tagasihoidlik ja enesekindlus täielikult puudust, on nüüd 2 aastat teie juures käinud ja täiesti teine laps lihtsalt, et seda tagasisidet saada on äärmiselt hea tunne. Jah, ma kujutan ette, et see, et sa saad aidata teisi noori sarnases olukorras endaga, et see on väga rewarding. Ja. Aga ma küsiksin, et kui vana sa olid, kui Black & Browni, kui te asutasite Black & Browni? 21. 21, jah, okei. Ja see augustikuu, kus sa Fiverris tööd tegid, et kui palju magamatu öid seal oli, sa mäletad? Pigem oli niimoodi, et ma rationisin, et ma magasin umbes 3 tundi ka, umbes kuu aega. Okei. Ja kui vana sa siis olid, kui see hetk käes oli? Tahaks arvata, et 24-25 äkki. Või pigem 23-24. Selliste asjade suhtes mul mälu on veidi hägunema, hästi palju keskendun nagu olevikule ja tulevikule ja siis vaikselt feidivad. Ei, täiesti arusaadav, ma lihtsalt tahtsin natukene nagu ette kujutada, et kuna sa oled ka siin nagu võib-olla meid otseselt, aga rääkinud vaimsest tervisest pisut, eks ju, ja minul ka endal on mingid kogemused vaimse tervisega, siis mina tean näiteks, minu jaoks on korralik uni nagu meeletult oluline, et ma kujutan, et sihuke asi oleks nagu hästi keeruline. Aga lähme edasi, et ma tahaks sult küsida, kas sul on mingeid kindlaid harjumisi või igapäevaseid rutiine, mida sa jälgid selleks, et jääda keskendunuks ja ka, ma kujutan ette, et selleks, et mitut ettevõtet juhtida, peab olema ka küllaltki distsiplineeritud ja ennast pidevalt arendama? See on minu jaoks täiega lahe küsimus, et nii palju on seda mingit imelikku pousimist paljude ettevõtjate poolt, eriti nende ettevõtjate poolt, kes nagu alles alustavad või vahepeal pakuvad mingeid imelikke konsultatsiooniteenuseid läbi Instagrami või midagi. Coachingut. Ja just, et ma juhin ainult GameCami, ma juhin mitut ettevõtet. Et kui ma liigun järgmisele edasi, siis ma palkan tegevjuhi. Clever City, siis ma tegin vastupidi, ma palkasin kohe tegevjuhi. Mul läheb mingi tund aega nädalas sellele. Et ma juhin ainult ühte ettevõtet. Ja nii hea küsimus on, ma isegi ei tea, kuidas sõnastada, et kui palju või kui tihti vastavad ettevõtjad, et et ma kella 5 ärkan ja siis jooksen 100 kilti ja siis hüppan külma vette ja söön pool kilo kapsast ja nagu distsipliin ja rutiinid on head, aga hästi palju sellest on vist natuke fake, mida näidatakse. Ma ei tea isegi, mis põhjustel. Suhtes, et mina vahepeal magan sisse. Mul enesedistsipliin sellega, mis kell magama minna, kui ma pelan, jube kehv. Ma iga päev ütlen endale, et okei, viimane Arami match lõpeb kell 12. Mis kell ma magama lähen 2:30. Ma olen täiesti tavaline inimene, kellel lihtsalt on suured eesmärgid ja mul ei ole mingit eri toitumist, mul ei ole väga palju rutiine. Üks asi on võib-olla see, et ma üpris konkreetselt lõpetan 5 tööpäeva ära ja lähen koju perega aega veetma. Et ma ei taha olla see ettevõtja, kes üks hetk läheb nagu laste gümnaasiumi lõpetamisele ja mõtleb, et ei ole kunagi aega koos veetud, et ma ei teagi neid väga hästi. Et see on minu jaoks oluline, et
ma pärast 5 kontorisse ei jää. Et 5-9 vähemalt on pereaeg. Okay. Et võib-olla tõesti, kui rutiinidest rääkida. Videomängude mängimine hästi oluline minu jaoks. Sellisel juhul ma pean sind eriti veel tänama, et sa täna õhtul oled ennast enda pereajast siia tulnud. Aga selles mõttes sa ütlesid, et sa oled nagu tavaline inimene, kellel on hästi suured ambitsioonid. Mis see tavaline inimene on? Sa ütled, et ainus rutiin on see, et sa käid või lõpetad tööpäeva konkreetselt kell 5. Ühesõnaga selline mingi füüsiline trein, selliseid asjad, kuidagi enda vaimset tervist nagu mis on aitavad nagu vaimset tervist stabiilsena hoida, et mingid selliseid tegevusi otseselt ei ole? Videomängud on ja hommikul pikk dušš, minu meditatsioon on duši all. Okay. Pool tundi peisin edasi-tagasi, seepärast, et ma olen eemal elektroonikast, internetist, kõigest. See on väga hea mulle, nagu see mulle meeldib. Aga füüsilisega on kahjuks see, et mul on 4,5 aastat olnud üks kroonilise valu konditsioon. Siin mingi paremas õlas lõuani, poolde selga ja sõrmedeni. Et ma kahjuks sellepärast ei saa midagi teha, ma tahaks väga-väga tantsida. Aga paraku on sellega nii, jah. Et see on jah, suht haruldane asi, et ma väga ei tohi ühtegi trenni teha ja siis läheb hullemaks. Okei, seda on kahju kuulda. Ma usun, või mitte usun, loodan, et tänapäeval, kui meie meditsiin areneb meeletult kiiresti, siis järgmise 4 aasta pärast sa saad juba öelda, et ma saan jälle tantsida. Jah, ise ka. Ma olen nende aastate jooksul nii palju erinevaid asju teinud. Mul on rohkem kui 20 spetsialisti juures käinud reaalselt nagu metsanõidadest kuni selleni, et mul pandi Soomes titaanist diskkaela, vale näidustus kahjuks, tegi ainult hullemaks. Saksamaal käinud erakliinikutes, et hästi palju, nüüd ma käin selles külmateraapias haiglas -200 kraadi 3 minutit korra nädalas ja vaatame, miski ikka üks päev aitab. Mina just täna käisin psühholoogi juures ja rääkisin temaga ka ja ütlesin, et ta küsis, kuidas mul läheb ja ma ütlesin, et ma olen nagu ebareaalselt õnnelik. Nagu lihtsalt tahaks plahvatada tähesajuks. Nii rõõmus on olla kogu aeg kõige üle. Siis ta küsis, et aga sul on ju siuke valu, mis on keskmiselt mingi 6-8 palli 10. Ma ütlen, et ma ju teen asju selle jaoks, et üks hetk sellest lahti saada ja mis mind tegelikult väga motiveerib, on see, et ma mõtlen, et kui ma praegu oma asjadega hakkama saan, et milleks ma siis võimeline olen, kui ma selle olen korda saanud. Nagu väga lahe mõte minu jaoks. See on tõesti väga lahe ja tervislik mõtteviis. Okei. Aga sa rääkisid Black & Brownist, eks ju. Me oleme rääkinud põgusalt GameCanist ja Clever Citiesest, eks ju. Ja enne sa loetlesid üles, siis peale selle veel oli Forest Space ja Hoop, kus me praegu täna oleme. Kas on veel midagi, mis mul praegu kohe meelde ei tulnud? On mingeid muid väikseid ettevõtmisi, jah, millega ma seotud olen, aga samas jälle teised inimesed juhivad, et tihtipeale on olnud just nagu visioon minu poolt või minu ja mingi teise inimese poolt ja siis oleme lanseerinud nii, et keegi toimetab seal, et Game Dev Estonia on hästi oluline, see on nagu Startup Estonia, aga Eesti mängutööstuse jaoks paar aastat toimetanud, et Andrei Sruzinovskis on tegevjuht, temal oli enne selline ettevõtte põhitegevuseks nagu Level Up videomängu-muuseum Tallinnas. Ta on ülihead tööd Game Dev Estonias teinud ja siis paari inimesega on meil veel Eesti Breigiliit ja siis on paar rahvusvahelist ettevõtet, mingid startupid ja sellised, kus ma olen ka nagu osanik ja advisor, et kui me ikkagi räägime ettevõtete asutamisest ja vähemalt mingil perioodil juhtimisest, siis ma jääks küll ja nende 4 juurde. Okei. Väga huvitav. Mina olen ise Hoopis töötan, eks ju, et ma tean, et sa mingi aeg meie eelmist tegevjuhti Eerikut mentordasid, aga kas Hoopis sa oled olnud üks asutajatest, aga mitte juhtides kunagi, eks ju? See oli jah, mul Hoop oli tegelikult väga pikaajaline visioon. Ma käisin aastaid ja aastaid linnavalitsuses sellest rääkimas. Ja aastate jooksul mu see nii-öelda müügioskus paranes,
et kuidas ma oskasin oma visiooni esitleda niimoodi, et ka teised saavad aru, mis see lõppväärtus või praktiline väärtus on. Ja üks hetk oli nagu bingo, et mõisteti ja siis linnavalitsusest ka mitu inimest olid väga abivalmid ja tegime koostööd ja siis saimegi, see oli mingi huvitav lugu, Eerik oskab kindlasti paremini rääkida, aga ta vist sõitis kas Tartust Pärnusse või Pärnust Tartusse, ta käis äkki koolis seal ja siis ma helistasin talle, et kuule, mul on sulle vist tööd pakkuda, et mul siin on üks uus ettevõtte asutamisel ja meil on tegevjuhti vaja. Ma arvan, et sa oled õige inimene selle jaoks. Ja siis tuligi Tartust Pärnusse Huubi juhtima. Okei, see on jah, ma olen Eeriku suust seda lugu kuulnud, aga mind hakkas natukene tegelikult huvitama, et midagi, mida ma ei ole Eeriku ega sinu suust kuulnud, et kui ma Huubi Drive'ist tuhlasin, siis ma leidsin mingit küsimustikke ja asju, millest nagu see alguses sai, et kas sa tahaksid rääkida Huubi saamisloost natukene lähemalt, et ma arvan, tegelikult see võiks ka meie kuulajatele, vaatajatele nagu huvi pakkuda. Me tegime ühe küsimustiku siuke 15–25 aastastele Pärnus, panime Facebooki ad'id peale täpselt selle demograafiaga, panime korralikult raha alla ja saime sealt päris palju vastused, ma isegi ei mäleta, mitu sada see oli. Ja sellega me kaardistasime ära, et mis on Pärnu noorte huvid, väljakutsed, pakkusime seal mingeid variante, et kui oleks sellised nagu teenused Pärnus olemas noortele, et milliseid teid huvitaks ja sellest saime väga hea põhja ja siis tegime presentatsiooni Pärnu linnale ja esitasime. Ja minu jaoks Huubi visioon on kuidagi sarnane tegelikult Black and Browniga lihtsalt nagu teise nurga alt, et samamoodi, mis on teinud mind äärmiselt õnnelikuks inimeseks. No, kas või selle asemel näiteks, et ma töötaks praegu kuskil, kus mulle üldse ei meeldi, muutuks järjest küünilisemaks ja kui ma lõpuks pensionile lähen, siis ma vaatan tagasi, et ma lihtsalt 40 aastat andsin oma aega kellelegi ära ja ei nautinud seda, et ma ei taha sinna jõuda. Ja kuna ma olen seda nii-öelda nüüd tugevasti maitsta saanud, et mis see tähendab teha nagu mingitki karjääri, nii et sa naudid seda nagu esmaspäevast reedeni, lihtsalt lahe on, siis Huubi eesmärk ongi aidata 15–25 aastatstel keskmiselt tuvastada, avastada, mis nende kirg olla võiks. Sest meil igal ühel on oma siuke prisma või kompott omadusi, mis tegelikult klikib mingi asjaga maailmas, mida teha saab. Me lihtsalt ei tea, et see nii-öelda exposure on puudu. Võib-olla kui sa küsid mõne 10-aastase käest või 12-aastase käest, et nimeta mulle ametikohti, äkki nad 10 saavad kokku. Kuigi maailmas on ju sadu erinevaid asju, mida oma eluga teha. Ja läbi Huubi ongi eesmärk, et noored tutvuks veel rohkemate võimalustega, mida oma eluga võiks pihta hakata. Ja kui üks hetk neil klikib, siis me aitame ka järgmise sammuga, et okei, mida nüüd teha võiks, et seda praktikasse panna. Kas see, kui keegi siin on veebidisainist huvitatud ja väga nagu näitab seda välja, leiame Forward Space'ist kellegi, kes tegeleb igapäevaselt veebidisainiga ja aitame noort mentorida tema poolt. Seepärast, et tema poolt õpetamine on ka tegelikult väga lahe kogemus ja kellega koos töötamine. Absoluutselt, ma olen suga täiesti 100% nõus. Ja see exposure'i tema, sa kindlasti tead, kes on Gary Vee. Me oleme varem sinuga vestelnud ka siukestes samasugustes olukordades. Sa tegelikult vist oled suht positiivselt suhtud Gary Vee'sse, jah, ei? Põhimõtteliselt jah, et mida ei tohiks teha, et igasugused nagu influencerid internetis, et võtta nagu 100%. Absoluutselt. Tulebki nagu kombineerida neid perspektiive ja vaadata, et millised lähenemised sulle sobivad. Et osades kohtades Gary on natukene liga agressiivne minu arust mõne asjaga ja see ei tähenda, et tema on paha, aga see tähendab, et mina olen rohkem stoiline. Okei, ma seda talt nii-öelda ei kopeeri, ma seda käitumismustrit ei võta, mida ta vahepeal soovitab. Et igalt poolt tulekski nagu natuke võtta ja vaadata, et mis sulle sobib, et kuidas elu navigeerida. Absoluutselt. Ma tõingi Gary lihtsalt sellepärast välja, et sa rääkisid sellest exposure'ist sellest, et noored ei pruugi nimetada rohkem 10 töökohta, et üks tema nagu kõige selliseid suuremaid sõnumeid on see, et katseta, lihtsalt, et proovi, ampsa, koge ja avasta, et ega sa ei saagi enne teada, mis sind õnnelikuks teeb ja mis sind kõnetab, kui sa ei ole proovinud. Täpselt. Aga
kui sa alustasid ettevõtjana, kas sul oli mõni eeskuju või mentor, kes sind sellel teel juhatas ja kui jah, siis kuidas nad sinu teekonda mõjutasid? No Böri oli kellega ma kohtusin Portugalis, aga ega tal ka oma 4 tantsukooli kõrvalt väga palju aega ei olnud, et vahepeal tegime mingeid kõnesid ja asju, aga mul ei ole kunagi väga mingit sihukest mentorit olnud, et 2014 ma tutvusin ühe inimesega Kreekast, kes on mind mentorinud ja nüüd paar investorit GameCanil, kes on aja jooksul tekkinud, et nemad on väga head nõu mulle andnud, aga just kui ma alustasin, ma lihtsalt lugesin raamatuid, kasutasin internetti, kui oli vaja midagi näiteks haridusministeeriumiga teha, siis ma lihtsalt helistasin neile ja küsisin, kuidas teha ja võib-olla juhtimisstiililt Richard Branson, tema lähenemine on mulle alati meeldinud. Kohtleb inimesi nagu täiskasvanuid. See, mis sa just ütlesid, et lugesid raamatut, kasutasid internetti ja kui sul oli vaja mingeid vastuseid, siis sa helistasid. Minu arust on esimesed 2 asja, eks internet ja raamatud, see on see iseseisev see õppimine ja see, et kui sa ei saa millestki aru mingis kohas, siis helistad, see on üks kõige suuremaid lifehacke, sellepärast, et nagu tänapäeval enamus inimesi, ma ei saa hakkama, okei, kes sa won't do it, aga tegelikult on nagu need institutsioonid, need asutused, see on nende huvides või ka, et sa helistaksid ja et tehke seda, palun, ärge, tehke seda lihtsalt. Ma enam ikka uute väljakutsetega mõtlen esimese asjana kohe, et okei, kus on kõige lähem ressurss mulle, nagu kes teab seda teemat. Ma lihtsalt lähen küsin ja säästan enda jaoks võib-olla palju raha ja aega. See abi küsimine, et sellel, päris palju on nagu ühiskonnas seda valehäbi sellega seoses, aga pea ei ole prügikast ja sa ei pea nagu kõike teadma ja oskama. Kõige parem ongi teada, kus info on, mitte et mis info on. Absoluutselt, see on väga hästi sõnastatud. Ma ei taha küll endast väga siin rääkida, aga näiteks minu üks väga suur kirg on autod ja ma olen ka viimased nüüd umbes täpselt aasta aega teinud sihukest car flipping businessit hubi kõrvalt ja mul on üks sõber, kui ma Pärnusse kolisin, kellega mu tuttavaks sain, kes on nagu seda teinud 5-6 aastat, kõik mu teadmised, ükskõik mis probleem, ma saan alati tema käest küsida ja see on mul aidanud teha nagu meeletu hüppe selles mõttes, et kui ma oleksin pidanud, aasta ajaga ma olen jõudnud palju kaugemale, kui ma ilma temata oleks elu sees jõudnud. Ja ma vean kihla, et sulle ei ole kunagi mulje jäänud, et tal on ebamugav sind aidata või ebameeldiv. Ei, ta nagu tema aitab kirega jagab. Ja tema aitab mind nii palju, kui ta oskab, mina aitan teda nii palju, kui ma oskan, et see on nagu täielik, pigem nagu sümbioos, eks ju. Collective success, üks mu lemmiksõnapaari. Jah, väga. Aga selles mõttes kindlasti sul on, sa rääkisid ka Black and Brownist ja sellest, kuidas on vahepeal on raske, et kas sa saaksid rääkida veel mõnest olulisest takistusest või tagasilöögist sinu elus ning kuidas sa sellest üle said ja kuidas see sind mõjutas? Ja, üks lähedamaid lugusid on seoses GameCaniga. Kui me alustasime GameCaniga, üldse nagu täiesti nagu mingi rohujuure tasandil 2014 põlve otsas mingite asjadega, siis me mängisime aastaid nii-öelda seda indie game bingot, et kõik ruudud saime täis, mis seal oli, et nagu failinud Kickstarter ja revenue share ja 30 inimest vabatahtlikena töötamas ja midagi see on tehtud ja kõik asjad tegime ära, mida nagu indie stuudioda saab valesti teha. Ja 2016 suvel vist me lansseerisime Fundwise'i kampaania. Tegime mingi laheda video ja mingi 3D-d natuke sinna ja küsisime vist 20 midagi tuhat. Ja siis järsku üks tuttav, kui kampaania oli vist 3-4 päeva kestnud, kirjutas mulle, et kuule, et Estonian Game Development Slackis käib mingi räme Torches and Pitchforks. Me ei olnud ühendatud selle kommuuniga mitte kuidagi.
ma isegi ei teadnud, et Eestis on kedagi, kes mänge teeb, on ju. Ma olen täiesti teisest valdkonnast tulnud ja lihtsalt nagu selg sirgu, okei, ma lihtsalt kõnnin selles suunas, küll ma üks hetk jõuan. Ja mul tänaseks on PDF sellest, kuidas 6000 message'it selle Estonian Game Dev Slackis lihtsalt lynchiti meid. Ja oli jah, suht suur self-poliisimine ja paar tükki tulid Fundwise'i kampaania alla kommenteerima, et investorid vaadake ikka, kas see on nagu legit asi ja et see nagu ei tundu realistlik ja ma täna mõistan neid väga hästi. Ma ei oleks ise võib-olla sama teinud päris nagu, ma lasen nagu universumil oma asju ise loksutada paika, aga mis juhtus oli see, et kui me selle lansseerisime, minu arust see oli isegi esimesel päeval, see oli samal päeval ja just, mul oli produtsent, oli telekas läbi Skype'i, CMO oli minu juures, me olime minu korteris kuldses elutoas ja mul tekkis, ma lihtsalt lugesin, hakkasid täpid silme ees lendama, läks täiesti mustaks, siis valgeks ja vaevu jõudsin rõdule joosta ja oksendasin katusele sellest stressist ja ärevusest ja peaaegu tundus, et panen kohe pildi tasku, aga siis lihtsalt hingasin sügavalt. Ja see oli minu jaoks just emotsionaalselt just üks keerulisemaid hetki üldse, et nagu ei kuskilt, et valmistasime kampaaniat 6 aega ette, lahe video, juba mingid esimesed investeeringud tulid sinna sisse, mingi 200 €, 400 € nii edasi, nii hea meel oli, lihtsalt nii elevil olime ja siis see lihtsalt kukkus nii kaugele maa alla ja see vist tõesti oli üks raskemaid ja siis ma joinisin selle Slackiga, kirjutasin sinna hästi pika message'i, adresseerisin siis kõiki neid punkte, mida selle 6000 sõnumiga threadis oli arutatud ja siis nad saatsid ikka pikalt mind. Kui sa oled natuke niimoodi nagu lumepallina veerenud mingisse olukorda. Ja, et raske on öelda, eriti eestlasena, et sorry, et me nagu arvasime valesti või eeldasime, oletasime, et olgu nagu edu kampaaniaga, sest see ei juhtu lihtsalt. Ja nüüd nende inimestega ma saan väga hästi läbi ja teeme asju koos ja lihtsalt oli nii. Okay. Aga see oli jah päris hull olukord, aga tagantjärgi mõeldes väga arendas karakterit. Okay. See on väga huvitav, väga huvitav ja tõesti lugu. Mul tekkis kohe see küsimus, et mis see oli, mis selle 6000 sõnumi laviini nagu põhjustas, et mida te enda kampaaniaga lubasite, siis mis nii ebarealistlik tundus või what was the point? Jah, siis suhteliselt ega me ei teadnud mängude tegemisest sellel hetkel ka suurt midagi, me nagu to the best of our knowledge panime kampaania kokku ja tõesti need numbrid seal olid tõesti arulagedad, et kuidas me 22 000-ga teeme multiplayer shooteri, mis toob mingi miljoneid mängijaid sisse esimese poole aastaga ja täielik BS oli, aga me vist ei teadnud paremini. Me kõige parema tahtmise juures tegime ja nagu mõtlesime, et see on realistlik. Väga huvitav, väga äge. Ma tahaks sult selle kohta küsida, minul endal näiteks on see, et ma alati pigem mängin numbreid nagu alla ja ootusi alla, sellepärast, et ma kardan, et if I play them too high ja don't meet them, et siis on nagu game over. Aga sul vist ei ole sellist kahtlust, et set ambitions high and mida kõrgemale eesmärgid sead, seda kõrgemale jõuad. Ja nagu mis siis juhtub, kui sa ei jõua sinna numbrini? Nagu kui ma sihin 10, siis ma arvatavasti see on nagu 5-7. Ma parem sihin 100, see on äkki mingi 50-60. See ongi see. See on nagu oma mõtte kalibreerimine, sellepärast, et selle esialgse otsuse ja projektsiooni järgi sa hakkad oma otsuseid tegema, kui sa hakkad järjest samme võtma selle eesmärgi poole. Kui sa oled kalibreerinud ennast madala eesmärgini, siis sa ei tee ju ühtegi otsust, et jõuda 10 korda suuremani. See on väga hea strateegia. Mulle kuskilt internetiavarustest on ka siuke sõnakõlks meelde jäänud, et aim for the moon and shoot for the stars või põhimõtteliselt see loogika, et sihi kuu peale, et küll sa siis vähemalt tähtede vahele maandud, eks. Ja just. Väga äge.
ses suhtes, et kõige olulisem siin on meelde jätta see, et mitte midagi ei juhtu. Keegi ei haigeks, keegi ei sure ära. Nagu inimeste tervis on ju kõige olulisem asi, eks. Et kui sa tõesti sead mingid suured eesmärgid ja ei jõua nendeni, nagu mis sellest, mis siis juhtub, mitte midagi. Ja need on sellised võib-olla natukene klišeed. Esimene on see, et millist nõu annaksid noortele, kes soovivad siseneda ettevõtlusmaailma, eriti neile, kes võivad kohata takistusi või tõkkeid. Ma küsin selle kõigepealt ära, enne kui ma teise otsa panen. Ükskõik, mis teema sind huvitab, sa peaksid lihtsalt sukelduma sellesse. Sa pead ümbritsema ennast igapäevaselt selle info väljaga. Kui sa kasutad TikToki, Instagrami, vaatad Reelse, kasutad YouTube'i, Twitterit, Redditit, muuda oma preferentsid ära, nagu Facebookis näiteks sa saad oma huvisid muuta. Võtad kõik teised asjad ära, ja TikTokis samamoodi kõik info, mis sulle nagu digitaalsest meediast sisse tuleb, pane ettevõtluse peale. Niimoodi, et sa igapäevaselt lihtsalt arendad oma konteksti, mida ettevõtlus tähendab, erinevad founder story'd, kuidas keegi alustas, leida natukene mingit referentsi, et mis võiks ka sinu puhul realistlik olla, lugedagi iga päev võib-olla 15 minutit, kas mingid artikleid või mingit raamatut ettevõtluse kohta, et eriti kui sa oled veel noor, 14, 15, 16, võib-olla sa tõesti ei hakka järgmise paari aasta jooksul ettevõtet alustama. Kui kasulik see sulle on, kui sa oledki 21 ja otsustad, et ma hakkan nüüd ettevõtet alustama. Sa tead, kuidas Eestis ettevõtte asutamine käib, osaühingu asutamine. Sa tead täpselt, et sa pead äriregistrisse sisse logima, asutamise tegema, sa pead teadma, sa juba tead, mida otsustada, mida põhikirja panna, sa tead, kuidas näiteks registreerida oma ettevõttele domeen või mingi copyrighti registreerida, kuidas näiteks palkasid Eestis maksta, kuidas käib rahvusvaheline äri, kui lihtne on e-kommertsi teha, lihtsalt võimalikult vara nii-öelda ujuda selles infoväljas ja muud asjad välja lülitada. Ja see infoväli võib ükskõik mida olla, sa võid kombineerida, kui sa tahad kunagi näiteks hobuse kasvatusega seoses ettevõtlusega tegeleda, siis ongi nagu 2 liini, mis sul internetis sisse tulevad, ongi ainult nagu ettevõtlus ja hobused. Ja see on niisugune passiivne asi, et juba 2 kuuga sa oled arvatavasti selles kombinatsioonis kõige targem inimene mingi 20 kilomeetri raadiuses. See on see interneti võlud ja võimalused, eks ju, et meil on kogu informatsioon näpu otsast kaugusel, kui sa lihtsalt oskad neid asju ära kasutada, et sotsiaalmeedia ei ole sulle halb, kui sa oskad seda enda kasuks pöörata. Absoluutselt. Ja mulle nii meeldib, et meil on siin nagu, meil on viimane küsimus päriselt. Mul on see ka paberi peal viimane küsimus ja see on kõige klišeemne küsimus ka, et kui sa võiksid ajas tagasi minna ja oma nooremale minale nõu anda, et mis see oleks? Don't worry. Don't worry. Ärge muretsege, kuulsite. See on väga hea nõu. Nagu meeletult hea nõu. Vaimne tervis on nii oluline, et kui sa elus järjest edasi liigud, kord, kui sul tekib väljakutse, sul on nii-öelda mingi mure, sa muretsed. Sa vaatad kas poole aasta või aasta pärast tagasi, et see ei olnud ju mingi mure. Aga me ei tea seda kunagi, ainult tagasi vaadates. Aga kui sa teed seda võimalikult palju, nagu mul nüüd ettevõtluses on, GameCaniga isegi mingi 1,5 aastat tagasi mul oli olukordi, kus ma pidin mingi 18 tunniga umbes 80 000 leidma, et palgad ära maksta õigel päeval. Närv ka ei liikunud, silm ka ei pilkunud. Kunagi ma oleks jälle ketti pannud selle pärast. Aga lihtsalt, kui ma nii palju seda teinud, mis see ettevõtluse nii-öelda heartbeat on, ja nagu kogu elu, kogu aeg käib üles alla, see ongi su elupulss, see on normaalne. Ja kui sa võimalikult vara õpid ära selle stoilisuse poole ja endale sisendad, et ma ju olen siin praegu, ma olen hakkama saanud kogu oma ülejäänud eluga. Ma olen siia punkti jõudnud ja need päris palju päevi kokku, mis ma olen hakkama saanud. See väljakutse, mis mul praegu siin on, statistiliselt väga suur tõenäosus, et ma saan sellega ka hakkama. Ja ma proovin mõelda niimoodi, et ma ei muretseks, sest meie mõtted kontrollivad meie emotsioonid kontrollivad meie vaimset tervist. Vaimne tervis kontrollib kogu meie elu. Kui sa niimoodi reverse engineerid selle, siis tegelikult on võimalik
palju mõnusamalt elada just oma vaimse tervise osas. Absoluutselt, täiesti nõus. Või lisaks siia või kiirelt ühe asja, et see on tihtipeale see kõige rohkem niisugust ärevust ja muret tekitab sellepärast, et sa ei näe seda lõpptulemust. Teadmatus. Teadmatus. Aga selle kohta jälle internetist üks väga hea siuke metafoor sõnakõlks, et rebane ja hobune kõnnivad või poiss ja hobune kõnnivad metsas ja poiss ütleb, et mul on hirmus, et ma ei näe, kuhu me lähme. Hobune küsib poisilt, kas järgmist sammu näed? Näen. Siis lihtsalt võta järgmine samm ja vaata sealt edasi. Täiega lahe. Ma panen sulle siia lõpp veel ühe, et kui keegi, keda ma mentorin näiteks või mõni manager GameCanis, kes iganes ütleb mingi ülesande peale, et see on nagu ikka päris pirakas asi, mida ette võtta. See on nagu väga raske projekt. Siis ma alati küsin neilt, et tell me, how to eat an elephant? Piece by piece. Ja siis nad nagu natukene saavad seda maha. Jah, täpselt seesama loogika, et üks samm korraga. Just. Äge, aga Martin, suur aitäh sulle, et sa tulid siia. Mul on olnud meeletult äge suga vestelda nagu alati. Ma loodan, et sul ei ole midagi selle vastu, kui me kasutame siin TikTokis ja Instagramis ja igal pool. No kui sa tõesti arvad, et see, mis ma väljendanud olen oma kogemusest noortele kasulik on, siis mul on selle vastu midagi, kui te ei jaga seda igal pool. Selge. Ühesõnaga, teen kindlaks selle, et me jagame seda igal pool. Ja ma ei oskagi siia rohkem midagi öelda, kui lihtsalt suur aitäh sulle. Päriselt, sinuga vestelda on iga kord very insightful ja mulle meeldib näha, et sa oled tegelikult keegi, kellele ma vaatan ikkagi natuke nagu alt üles, seepärast sa oled teinud väga palju ägedaid asju ja mulle meeldib näha ja see tekitab mu enesekindlust, kui ma kuulen su mõtteid ja tunnen sellest niisugust äratundmisrõõmu.